ma lihtsalt läksin ära kodunt, ma ei tahtnud kellegi tegeleda, ma ei tahtnud anda aru, et miks ma olen siin ja miks ma kuhugi jõudnud ei ole ja miks ma ei käi tööl ja nii edasi, sest see oli väga raske ja see tere hommikust, tere päevast, tere õhtust, tänasest vlogist tuleb nüüd loodetavasti keskmisest natukene inspireeriv vaatamine, sest ma käisin just hiljuti ühel suurel noortekonverentsil esinemas nimega Leen konverents ja ma läksin sinna sellise suhtumisega, et ma tahan noortele nagu rääkida väga-väga ausalt ettevõtluse teekonnast ja kõigest sellest ja see pani mind väga palju mõtlema ja natukene tagasi vaatama oma ettevõtja elule ja ka ajale, millal ma olin siis suurtes võlgades, ehk nüüd ma natukene räägin sellest, mis ma neile rääkisin ja video lõpus siis räägin ka nagu emotsionaalselt just sellest, et kuidas oli olla nendes võlgades ja isiklikud pangakontod aristitud ja nii edasi. Võtame ette. Põhimõtteliselt ma siis lastele rääkisin sellest, et mis on nagu nii-öelda edu taga. Ma mõnnakat nagu üdini edukaks ettevõtteks veel ei pea, meil on väga palju asju, kuhu pürgida. Me ei ole päris Coca-Cola, kaugel sellest, aga ma arvan, et me oleme nagu mõnes mõttes saavutanud mingi hea koha, sest see ettevõte praegu nagu jõuab ära maksta oma asjad ja pakkuda ka meile nagu sellist elu nagu me oleme unistanud mõnes mõttes. Et mida ma rääkisingi nagu on siis see, mida nagu praegu mõnnakast nähakse, mis seal päriselt taga on. Näiteks praegu nähakse mõnnakat kui selline kõrgelt hinnatud ja armastatud e-pood. Me oleme mitu aastat olnud e-kaubanduse liidu e-poodide valimisel hästi kõrgel kohal ja meil on hea Google'i reiting. Aga mis seal nagu taga on? Taga on tegelikult see, et meil oli mitu aastat oli väga palju pahasid kliente. Ma olen ise väga palju ebaõnnestunud, aga ma olen ikkagi oma klientidele ja inimestele valetanud, ma olen jäänud rahasid võlgu, kõiki selliseid asju teinud. Ma arvan, et see on nagu väga-väga oluline osa sellest, sellepärast et ainult tänu sellele on meil praegu see suhtumine. Me ei taha, et mitte kunagi, mitte ükski klient tunneks mõnnakast tellimust tehes, et ta saab petta või tüssata või teda kuidagi lastakse üle. Et need kogemused on nagu läbi tehtud ja need haavad on nii sügavad, et ainult tänu sellele me suudame praegu nagu pakkuda sellist kvaliteeti. Siis teiseks näiteks see, et just 2025 aasta lõpus me müüsime ühe kuuga enam kui 200 000 eurost mõnnakaid, mis tundub ju täiesti absurdne, kui arvestada, et me oleme ju tegelikult üks väike e-pood. Jällegi, mida ma ka noortele rääkisin, on see, et mis on selle taga. Selle taga on see, et kui mitusada või mitu tuhat juba erinevat äri ja müügi podcasti olen ma lugenud, kui palju ma olen lapanud raamatuid, kui palju ma olen õppinud müügipsühholoogiat, kõike seda asja, pluss need 5 aastat kogemust mõnnakaga, pluss see, et ma olen kunagi ebaõnnestunult jällegi, aga pakkunud sotsiaalmeedia turunduse teenust ja nii edasi. Kõik need asjad aitasid seda kompotti nagu kokku keeta, et täna me teame nagu, kes on meie klient, kuidas seda kõnetada, kuidas tema jaoks ostuprotsess võimalikult lihtsaks teha, kuidas olla tema jaoks nagu usaldusväärne partner, kodulehe ülesehitusest reklaamideni, sotsiaalmeediani on kokku nüüd pannud selle, et me suudame teha sellist müüki. Aga see ei oleks võimalik, kui ei oleks kõiki neid eelnevaid kogemusi. Millest ma veel rääkisin, on see, et me saame elada nagu suht unistust elu. Me teeme seda, mida me tahame. Me küll töötame päris palju, aga näiteks jaanuaris me käisime üldse nagu, olime kuu aega Tais, me ei teinud mitte midagi. Reklaamid jooksid ja kampaaniad käisid, aga me tõesti nagu saime puhata. Ja samal ajal tegime siis 37 000 eurot vist oli jaanuari müük, mis ju kõlab nagu täielik unistus. Aga jällegi nagu, mida inimesed ei näe seal taga on see, et alles eelmise aasta lõpus me maksime ära oma viimased võlad näiteks maksuametile ja nii edasi, oma laenud ja mingid asjad, mis meil olid, nii palju kui meil neid oli. Alles eelmise aasta lõpus, kuigi 6 aastat oleme juba tegutsenud, aga tegelikult see ei ole üldse nii must ja valge, et seal on ikkagi nagu suur töö ja see oli, kuigi me oleme saanud nagu reisida ja maailma näha, siis see oli tegelikult nagu esimene puhkus, kus oli nagu puhkus. Ma ei pidanud nagu muretsema kogu aeg, ma ei pidanud mõtlema, kas palgad saavad makstud ja töö selle taga tegelikult on olnud nagu pikk ja vaevaline. Ettevõtlus ja minu arust nagu e-kaubandus eriti võib olla nagu üks selline sektor, mis võib nagu unistusi inimesel täita. Pakkuda sellist vaba elu, et sa saad reisida, sa saad tööd teha ükskõik kus kohast, keegi ei ütle sulle, kus sa olema pead, sul ei ole hommikul miitingu otsas, sul ei ole 10 töötajat, kellel sa pead vaatama, et kas mingi ehitusprojektid lähevad hästi ja nii edasi. Et selles mõttes nagu e-kaubandus jah, võib olla nagu väga hea lahendus ja see võib olla nagu tee nagu mingi unistust eluni, aga mida ma nagu tahan ka praegu siin öelda oma vlogis, on see sama sõnum, mida ma ütlesin ka noortele, et see teekond võib olla päris pikk, see võib olla päris raske, sellega tuleb arvestada ja kui läheb nagu raskeks, siis tuleb olla inspireeritud oma unistust
unistustest ja nagu lihtsalt nagu keep going, ei tohi alla anda. Ja kui ma nüüd nagu räägin sellest ajast natukene nagu sügavamalt, et kui ma ise olin siis võlgades, kui mul olid ainult ette näidata ainult ebaõnnestumised, siis see oli emotsionaalselt väga raske aeg. Ma olin noor, ego ka mul ikkagi parasjagu on, ei taha nagu kuidagi nagu tunda ennast halvasti või niimoodi, et mind mõnitatakse ja nii edasi. Aga tollel ajal see oli nagu reaalsus, et noh, sõbrad ja tuttavad paljud ja nii edasi olid mu nagu mõnes mõttes isegi maha kandnud või siis selja taga räägiti minust halba. Emaga oli mul väga palju tülisid, tema mõtles, et mina lihtsalt mingi istun arvutis ja ei tee mitte midagi. Siis noh, muidugi sugulased, alati kui mingid sugulaste üritused olid, tuldi külla laada ajal, mis iganes. Ma lihtsalt läksin ära kodunt, ma ei tahtnud kellegi tegeleda, ma ei tahtnud anda aru, et miks ma olen siin ja miks ma kuhugi jõudnud ei ole ja miks ma ei käi tööl ja nii edasi, sest see oli väga raske. See oli väga raske ja see arestitud pangakontot sai isegi normaalselt kuhugi tööle minna. Mitte, et ma oleks seda väga nagu tahtnud, aga et see oli ikkagi nagu takistus, kohe vaadatakse, näed, miks sul on mingid võlad ja asjad. Et kõik see kompott kokku noore inimese jaoks tegelikult nagu väga-väga emotsionaalselt raske. Mis mul variandid olid? Mul olid variandid nagu see, et ma nagu annan alla, lähen kuhugi tööle, mingi väikese palga eest, maksan mingi 5 aastat oma võlgasid kinni ja siis elan nagu seda elu, mida ma ei taha tegelikult elada, ma tean, et ma ei taha. Või siis teine variant on see, et noh, ma olen juba nii kaugele tulnud, ma tean, mul on unistused, mul on usk, et nagu midagi nagu paremat on võimalik saavutada, siis ma võin ju sama hästi nagu jätkata lihtsalt, ma võin siis edasi punnitada sama hästi. Et oli hetki, kus ma olin nagu ääre pealt murdumas, ma olen väga õnnelik, et ma jätkasin ja ma arvan, et see on ka selline tähtis asi, ma kujutan ette, et see pealkiri juba on selline, et seda videot võivad vaadata inimesed, kes on samamoodi kas praegu või on mingi hetk olnud rahaliselt väga raskes punktis või olnud mingi unistus, mida nad ei ole jõudnud veel saavutada, mis iganes. Ma arvan, et teile nagu ma annakski nagu selle kaasa, et tuleb pusida ja tuleb punnitada ja tuleb asja tõsiselt võtta ja tõesti nagu tahta midagi head ära teha ja oma kliente hästi teenindada ja nii edasi. Ja siis ma arvan, tegelikult on päris palju asju võimalik. Palju on veel teha, aga ma usun, et suund on õige ja selle vlogiga ka ma väga tahaks inspireerida ja motiveerida mingeid inimesi. Ma tunnen, et noortel oli ka see efekt ja seda oli nagu väga tore, et pärast tuldi tänama ja ütlema ja et kui ma suudan täna kellelegi siin vlogi kaudu samamoodi anda natukene inspiratsiooni, siis see asi on läinud asja ette. Ja mis ma veel mõtlesin, on see, et muidugi pange like ja pange subscribe, see aitab väga-väga palju minu vlogi, see aitab ka motti, et mul oleks seda vlogi teha. Ma arvan, et siin on väga palju inimesi, kellel on mingid omad lood, mingid omad rasked lood, nii et jagage neid, kirjutage kommentaaridesse, kui teil on julgust, kas või lühidalt, pikalt, vahet pole ja ma väga hea meelega loeks neid ja saavad teised ka lugeda. Kui siin on põnevaid lugusid, siis ma täitsa nagu kaalun, et võib-olla teen kunagi nagu mingi täitsa eraldi episoodi või mingi seeria nendest lugudest, et nagu jagada ka nagu suuremale publikule seda. Ja by the way, meie üliägedad Nublu mõnnakad, mis meil 3 aastat tagasi olid, müüsid kiiresti välja, nüüd inimesed muudkui küsivad ja küsivad ja küsivad, et need on nüüd meil tagasi. Selleks korraks kõik, jagage oma lugusid, ostke Nublu mõnnakaid, kohtume juba järgmises episoodis. Paka!